Väike ja keskmise suurusega ettevõte, vabatahtlik kestlikkusaruandlus. Mida see tähendab? Kuidas seda teha? Vaatame koos üle. Tõepoolest, kui nüüd väga paljudele suurettevõtetele kohustuslik aruandlus justkui enam ei kehti, kui töötajate piirmäär 1750 peale jääb, siis Euroopa Liidu ametlik seisukoht on, et kõik teised võiksid kasutada VKE standardit ehk siis väike ja keskmise ettevõtmise vabatahtlikku standardit, et raamistada võrreldaval kujul aruandlust. Ja VKE standard on juba kinnitatud pea aasta aega, kui mul nüüd mälu ei võta, ja 30. juuli 2025 Euroopa Liit ka oma pressiteates ütles, et jah, see on meie ametlik soovitus kõikidele, kes enam kohustuslikku aruandlust, auditeeritavat aruandlust tegema ei pea. Ja väike ja keskmise ettevõtte vabatahtlik kestlikkusaruandlus on inglise keeles VSME, Voluntary Small and Medium Enterprise Report. Selle järgi leiate üles ka, kui otsite inglisekeelset originaalversiooni, aga siin praegu siis ka meie ees eestikeelsena. Ja koosneb ta 2 moodulist. Kui nüüd see kohustuslik aruanne, milles oli 10 teemastandardit, 5 E-ga seotud, 4 S-iga seotud ja 1 siis G-ga seotud teemade kohta, siis vabatahtliku standardis on 2 moodulit. On põhimoodul ja laiendatud moodul. Ja ettevõtmine võib ise valida, mille kohta, kui palju ja mil määral ta siis aru annab. Põhimoodul ja laiendatud moodul tegelikult väljendavad neid samu teemasid, mida väljendab ka kohustuslik aruandlus, aga lihtsalt oluliselt vähendatud mahus. Nii et seda standardite raamistikku kindlasti keegi kartma ei pea. Pigem ta on hea abimees, et esimesi samme selles kestlikuga seotud andmete avalikustamises võrreldavalt teha. Aga ma näitan mõned näited, mida see siis tähendab, et kuidas näiteks vabatahtliku aruandluse kontekstis anda teavet, avalikustada, kas mul on ühe või teise kestlikkusaspektiga teemaga seotud mõni tegevus. Poliitika on ka eesti keelde tõlgituna otse, inglise keelest policies, eesti keeles pigem selline juhtpõhimõte või printsiip on ehk meile arusaadavam, kui me räägime juhtimisotsusest või juhtimistasandi põhimõttest, printsiibist, millest me lähtume oma tegevuses. Ja võib-olla ka eesmärkidest, et kas me oleme näiteks sõnastanud oma poliitika eesmärgi tegevuse, mis on seotud vee vähendamisega tootmises või jäätmete sorteerimisega tootmises või näiteks, ma ei tea, kas või rohelise kontoriga, kui tegemist on teenuse pakkujaga. Ja pigem teenussektor või avalik sektor saabki kõige rohkem seda negatiivset keskkonnamõju vähendada just nimelt oma füüsilises kontoris, eks, ja seal on ka ikkagi, kuskilt läheb piir, et sa saad mingi maani kõike seda LED-lampi ja prügisorteerimist ja paberikasutust tuunida, aga üks oluline komponent on digiprügi. Ja teine oluline komponent, mitte absoluutselt vähem tähtis, on tegelikult ka ligipääs kvaliteetteabele, mis väga paljudel juhtudel on hoopis suurem mõju teenussektoril või avalikul sektoril kui mingi muu füüsiline, kui me ei ole tootmisega tegelev ettevõtmine. Aga siin selline raamistik siis ja nagu näete, on ei vastused, täiesti aksepteeritavad, nii et me justkui ei pea isegi selgitama, mida me siin mõtleme, aga loomulikult hea ja mõistlik oleks seda tekstilistes väljades teha lisaks tabeli täitmisele. Et ma ju tahan ikkagi näidata, mida ma teen, kuidas ma panustan, kas mul on parasjagu mingi mõju-uuring hoopis tellitud ja ma tahan teada, kuidas ma mõju avaldan ja kus ma saan seda kõige paremini vähendada või positiivset mõju suurendada.
Nii et kõik selline oluline info, mis tegelikult aitab kaasa parimate praktikate levikule ja näidata, et mida mina teen ja kuidas mina asjast aru saan, aitab seda õpikõverat meil kõikidel üheskoos kiiremini läbida. Teise näitena siia ka selline ringmajanduse näide ja jällegi jäätmeliikide puhul tuleb avalikustada näiteks kogused, et mis liiki jäädet, kui palju meil tekib ja jäätmed, mis suunati kõrvaldamisse, mis suunati taaskasutusse või uuele ringile ja siin tuleb see ringmajanduse komponent väga tugevalt sisse. Ehk et kas ma tean, mis minu sorteeritud jäätmetega elutsükli lõpus juhtub, kus nad lõpetavad, kas uues materjalis, toormes, uues tööstuses või pinnases maetuna või prügimäel või põletuses. Nii et see on ka hästi oluline jälle teadmine, et tajuda siis seda oma terviklikku mõju kogu toote elutsükli vältel. Siis näiteks, kuidas energiatarvet saab kajastada või maakasutust, et kas ma oman mingit territooriumi või kas ma olen, ma ei tea, põllumajandusettevõte või ma asfalteerin päris suures mahus näiteks, ma ei tea, parklaid, et see kõik siis oleks hea välja tuua ennekõike loomulikult iseenda sellise auditeerimise jaoks, aga teisalt ka jälle, et avalikustada infot, et me oleks võrreldavad, et nii-öelda valdkonna ettevõtmised saaks üksteist joonele panna, et kes siis parimaid praktikaid juba kasutavad, kes paremini, kes võib-olla vähem, kes alles alustab, kes juba on mitu aastat tegelenud, aga et igal juhul see info saaks levida, parimad praktikad saaks levida. Või siis selline keskkonnamõju väike tabel, et kas me kasutame transporti, kas me ehitame, teeme ehitustegevusi, kontoriteenuseid tarbime, pakume või näiteks keemiatööstuses oleme, siis iga valdkonna puhul need mõõdikud ja mõjud ju on mõnevõrra erinevad. Ja siin siis selles aruandes ongi võimalik vaadata, et okei, kuidas siis mina oma andmeid saan esitada selliselt, et ta oleks võrreldav ja et me räägiks sama keelt. Või siis näiteks elurikkuse seisukohast tundlike alade kajastamine, et kui tegevus toimub ühes riigis või mitmes riigis, kas ma tean, kas minu asukohtadel on positiivne või negatiivne mõju elurikkusele. Ja see on loomulikult üks selline $1 000 000 küsimus, sest väga paljudel ettevõtjatel, ettevõtmistel ei ole ju tõepoolest sellist doktorikraadiga keskkonnaeksperti või mõjuanalüütikut kohe käepärast võtta. Aga jällegi nügimismetoodika, et me üldse hakkaks mõtlema selles suunas, sinna poole vaatama, võib-olla natukene juba materjalidest tuhnima, sisse vaatama, et ahah, kas ma olen Natura ala lähedal või kas ma kuidagi mõjutan elurikkust. Vaatame neid tööriistu ka, et kus ma tegelikult sellise esimese pildiga mitte doktorikraadi omava keskkonnaeksperdina saaksin. Ja jällegi vabatahtlik kestlikkuse aruanne ei näe ette kahese olulisuse hindamise läbimist ja see on minu meelest üks selline päris oluline nagu kitsaskoht või pudelikael just nimelt võrreldavuse kontekstis. Et kui nüüd VKE kes siis tänase seisuga on kõik ettevõtmised alla 1750 töötaja, justkui siis ise valivad, mis nad sinna kirjutavad ja mis nad ei kirjuta, siis see olulisuse hindamise metoodika tagab kohe alguses nende teemade valiku, mis tegelikult ka on olulised ja mis ei ole olulised, et ma ei saa päris oma suva järgi seda avalikustamist seal korraldada. Nii et selles mõttes mina ikkagi väga soovitan seda olulisuse hindamist kas või natukene teha. Ei pea minema udupeeneks, kui ei ole tõepoolest auditi kohustust, aga vähemalt, et ta mulle endale, kes ma teen otsuseid, strateegiaid, juhin, ma ei tea, näitan eeskuju oma ettevõtmises, et ma saaks kindlas kõneviisis rääkida, sest et kas ma tean, et ma tean või ma arvan, et ma tean, et seal on väga suur vahe.
ja nüüd eriti, kui meil on olemas riiklik tööriist nimega ESG Tool, mis aitab meil seda tasuta teha ja väga kenasti meid sellest teemast läbi juhatab, siis jah, ma küll julgen soovitada seda olulisuse hindamist teha, kas või vähendatud mahus, ei pea kõiki neid punkte sealt läbi häkkima ja analüüsima ja mõõtma, aga vähemalt, et oleks võrreldavalt selge, need teemad minu jaoks kujunesid oluliseks ja on mõõdetavad, eesmärgistatavad ja strateegia osana kirjeldatavad. Ja siin toon ühe näite päris elust nii-öelda Timbeko Woodhouse'i pealt, kes on siis viimased aastad juba mitu korda teinud vabatahtliku kestlikkuse aruannet. Ja siin nende nüüd 2025. aasta aruandes on väga ilusti näha, kuidas neil olulisuse hindamise tulemusel väga loogilised valdkonnad välja kujunesid ja nad said pildile mõjud, riskid, võimalused, mis võib-olla tava business as usual või igapäevase äri kontekstis ei ole nii tihedalt laual olnud. Aga tõepoolest siin näiteks välja toodud, et partnerid ja kliendid ootavad jalajälje vähendamist, mis on väga selgelt äriline teema. Et kui minu klient või partner või Põhjamaa turg valib partneri selle järgi, kes tegeleb, kes mõõdab, kes strateegiliselt juhib kestlikkusteemasid aspekte, on justkui eelistatuim partner, rohkem eelistatud partner, siis see hakkab mõjutama konkurentsivõimet ja tegelikult ka Timbeko on ise selle mitmel korral välja toonud, et nii Islandi, Norra, Soome kui ka Saksamaa turul on kestlikkus selgelt konkurentsieelis. Kui me ei tegele, kui me ei mõõda, kui me ei avalikusta, siis me oleme selgelt kraadi võrra tagapool, kui on toode ja teenus võrreldav ja võrreldavad pakkumised, siis see kestlikkuse komponent hakkab seal otsuseid ühes ja teises suunas mõjutama. Nii et igal juhul selline vabatahtliku kestlikkuse aruandluse kontekstis olulisuse hindamine, mõjude, riskide, võimaluste kaardistamine süsteemselt võrreldavalt ka minu praktikas on olnud põhjendatud. Ja, väga selgelt. Ja kui enne mainisin, et on tööriistu, millega saab tegelikult ka mitte keskkonnaekspert natuke vaadata, et kas me asume Natura-alal või kas meil hakkab vesi otsa saama või kas meid ohustavad üleujutused, siis Maa-ametil on selleks väga kenad tööriistad juba olemas, kaardirakendused olemas. Sealt saab valida just nimelt siis selle oma filtri, mis meid parasjagu huvitab. Natura-ala, looduslinnuala kenasti seal ka nähtaval. Või siis teine selline ingliskeelne versioon veevarude kohta globaalselt saate vaadata, kas teil mõni kriitiline tarnija või partner näiteks asub riigis, kus on veestressi piirkond või vesi hakkab otsa saama lähiaastatel. Siin seesama Teherani, Iraani pealinna näide, kus 10 miljonit inimest on varsti vaja relokeerida. Küll riigisiseselt õnneks on see seekord võimalik, aga esimene selline massiränne siin lähiaastail kindlasti Teherani näitel ära ka tehakse. Üleujutuskaardid samamoodi olemas eestikeelsena ja kvaliteetsete andmetega. Nii et soovitan tuhnida vaadata ja sellist esimest teekonda õpikõverat rahulikult omas tempos läbida. Ja video lõpust leiad jälle väikesed kordamisküsimused ja lisamaterjalid linkide alt leitavad.